pea meeles. Keegi meist ei taha olla võlgu. Ometi on Eestis 100 000 inimest, kes on võlgadega hädas. Kuidas see nii on läinud? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et inimestel on selleks erinevad põhjused, kuidas nad sellisesse olukorda satuvad. Et vahel on nii, et juba alguses laenatakse, kuigi teatakse, et ei suudeta tagasi maksta. Aga vahel on ka nii, et elus juhtuvad ootamatused. Tal on valida, et kas ta maksab laenu ära või ta ostab lastele süüa. Aga mina näen võib-olla kõige sagedamini seda, kuidas inimesed satuvad kiirlaenude lõksu. Ja mul on seoses kiirlaenudega tegelikult 3 mõtet inimestele, et kui te kuulete reklaami, mis kiirlaenufirma kusagil esitab ja ütleb, et pank ei anna laenu, tulge meie juurde, meie aitame, siis ei maksa seda nii väga tõe pähe võtta. Sellepärast, et tuleks endalt küsida minu meelest, et miks pank ei anna mulle laenu. Ja mõelda nii, et äkki kui pank ei anna, äkki siis ongi põhjus selles, et ma tegelikult ei suuda tagasi maksta. Minu teine mõte on ka seoses esimesega ja võib-olla ka natukene selline hoiatuseks, et mõelge järele, et kui te juba ühe kiirlaenu olete võtnud ja te tunnete, et ei suuda tagasi maksta, siis ei ole maailma parim mõte võtta järgmine kiirlaen, et seda esimest laenu kustutama hakata. Ma näen väga sageli inimesi, kes tulevad kohtusse ja neil on palju erinevaid laenusid ja nad kokkuvõttes lõpuks küsivad, et kuidas see võimalik on, et see summa nii suureks on kasvanud. Ja kolmas mõte, seda ma tahaks, et see oleks natuke julgustav võib-olla inimestele, et kui nad on sellesse olukorda tõesti sattunud, siis kohtu vaatenurgast ei tohiks kindlasti hakata ennast peitma, ei tohiks telefoni välja lülitada, vaid tuleks suhelda nii kohtuga kui võlausaldajatega. Sellepärast, et paljud võlausaldajad on väga nõus maksegraafikuid sõlmima ja on võimalus kompromissi sõlmida ja on võimalus ka kohtumenetluses vastu vaielda. Näiteks öelda üks lihtne lause, et see viivis on liiga suur. Nii et minu sõnum on, et suhelge kohtuga, suhelge võlausaldajatega, see aitab.